Millega siis uue programmi puhul tegemist on, et astudes võib-olla natukene eemalt pihta, et miks ühte sündmust üldse korraldamist ette võtta, et paljud teist on neid üritusi Eestisse kutsunud, ise korraldaja rollis olnud ja teavad, et oma põhitöö kõrval on see tükk tegemist ja kindlasti lisakoormus. Aga kui me räägime erinevate korraldajatega, et siis me ikkagi kuuleme, et neid põhjuseid ja miks ühe sündmuse Eestisse toomine ette võetakse, millist väärtust see erinevate teadusvaldkondade, meditsiinivaldkondade, ettevõtlusvaldkondade ja huviala valdkondade jaoks annab, et neid on väga-väga palju. Millega me rinda pistame? See on üldiselt see pilt, nagu olete ilmselt isegi kogenud oma sündmuste Eestisse kutsumisel, et eriti just erialaassotsiatsioonide puhul, mille konverentsid roteeruvad, kas siis Euroopa riikide vahel või lausa globaalselt, siis vahetevahel käib see korraldusõiguse Eestisse saamine selliselt, et lihtsalt öeldakse, et parasjagu rahvusvahelisel konverentsil Pariisis, et kuule, et äkki sina järgmine kord teed seal Tallinnas või Tartus või Pärnus. Aga on ka neid kordi küllaga, kus ikkagi sihtkohad võistlevad omavahel, korraldavad organisatsioonid võistlevad omavahel. Ja selles võistluses võivad olla korraga erinevad kontinendid, väga erinevad riigid ja linnad. Et siin häid näiteid on Eestistki küllaga, kus siin just sellel kevadel toimunud rahvusvaheline meditsiinitudengite konverents näiteks. Siin selles line-upis olid küll Ruanda, Austraalia, Indoneesia, Mehhiko ja siis Tallinn. Et need on väga-väga globaalsed konkurentsisituatsioonid teinekord. Aga nagu me teame, Eesti ja Tallinn on väga ägedad konverentsikohad ja see on ka see sõnum, mida meie püüame üheskoos Visit Estonia ja Tallinna konverentsibürooga kanda ja kõiki korraldajaid julgustada, et ei pea sugugi seda rahvusvahelist konverentsi korraldusõiguse võtmist kartma, et kui Eestile pakutakse või teile pakutakse sellist võimalust, et äkki järgmine kord teha Tallinnas, et siis võib julgelt sellest ideest kinni haarata või kui avaneb võimalus esitada oma pakkumine teiste konkureerivate organisatsioonide ja sihtkohtade seas, et siis võiks seda kindlasti kaaluda. Ja selleks, et siis korraldajaid, kellel on ürituse organiseerimise mõte peas toetada, on meil olemas konverentsisaadikute klubi, aga ka meie veebilehtedel erinevaid materjale ja tööriistu, mille abil siis saab oma kas taotlemist või konverentsi korraldamist lihtsamaks muuta ja infot leida. Et siin ka laua peal olid mõned trükised, et tänasel kestlikkuse ajastul me üldiselt trükiseid enam ei tooda ja veebilehelt on kõik info kättesaadav, aga vahetevahel, kui on vajadust leida konverentsikohti või korraldusfirmasid appi organiseerima, et siis nendest materjalidest abi leiab ja Leelo pärast räägib ka Tallinna võimalustest lähemalt. Aga see info ei piirdu ainult kontaktide ja soovitustega kohtade ja partnerite osas, vaid ka ideed erinevatest korralduskogemustest, näiteid programmidest, kõike sellist veebilehelt leiab. Samuti ka sellise toolkiti turundusmaterjalidele, et kui on vaja Eestit tutvustavaid pilte, fotosid, videosid, et siis on EKB veebilehel nad kõik ühes kohas koos. Millega siis on tegemist korraldusõiguse taotlemise programmi puhul, et see on täiesti uus asi ja me oleme väga uhked ja rõõmsad, et Eesti riik võttis meie valdkonna ettepanekut kuulda ja selle programmi ellu kutsus. Tegemist on
Eesti riigieelarvelise rahaga, et meie sektorile on see väga suur nagu tunnustus, et sellesse valdkonda panustatakse ja selle tegevusega siis tahetakse tuge anda sellistes situatsioonides, kus mitte seda korraldusõigust nii-öelda ei omistata kellelegi, vaid on reaalselt vaja ikkagi võistelda selleks ja teha konkureeriv pakkumine teiste sihtkohtadega. Ja seda programmi rahastab siis Majandus-Kommunikatsiooniministeerium ja meie koos Visit Estoniaga viime seda ellu. Aastane eelarve on 100 000 eurot. Osaleda saavad siis selles programmis kõik, kes soovivad oma valdkonna konverentsi Eestisse kutsuda. Ja konverentsi all siin on ka toodud väike definitsioon, mida siis selle all mõistetakse ja mida ei mõisteta. Et sellised koolitused, õppereisid, infopäevad või näitused konverentsi alla ei kuulu. Küll aga sellised valdkondlikud erialased kokkusaamised. Kriteeriumid, millele siis konverents peaks vastama, millega soovitakse selles programmis osaleda. Esiteks esimene nõue on see, et tegemist peaks olema sündmusega, mille toimumine Eestis ei ole veel kinnitatud. Et täiesti selline uus asi, mida siis tahaks, mille korraldamise õigust sooviks saada. Programmi sisuline kestvus peaks olema vähemasti 2 järjestikust päeva ja on ka miinimumnõuded siis välisdelegaatide arvule ja sellele, kui mitmest riigist osalejaid peaks olema. Ja need nõuded käivad nüüd ka ühte jalga selle riikliku konverentside toetusmeetmega, et need on sarnased. Tegevused, mida me saame selle programmi raames toetada, on siis sellised nagu 3 sammast, ma ütleks selle kohta. Esiteks korraldusõiguseks taotlemiseks vajalike materjalide koostamine. Et see hõlmab siis pakkumisdokumente, on nad siis kirjalikult, elektrooniliselt, kõige selle sisu kokkupanek, professionaalne kujundus, et see materjal, mida siis rahvusvahelisele komiteele Eesti poolt saadetakse, et see oleks hästi sisukas, atraktiivne, kenasti disainitud ja kutsuv. Ka esitluse tegemine PowerPointis, videomaterjalid, kõik sellised asjad on siis võimalik selle programmi raames kenasti teostada. Teine sammas on selle ettepaneku tegemine rahvusvahelisel sündmusel. Ehk et siis Eesti poolse inimese, kes siis seda taotlust esitab, tema osalemise kulude katmine rahvusvahelisel konverentsil, kus see korralduspakkumine esitatakse või seda kaitstakse. Ja need kulud, mida kaetakse, on siis konverentsil osalemise tasu, lennupiletid ja majutuskulu. Ja kolmandaks suunaks on siis rahvusvahelise komitee kohavaatluskülastuse kulud. Et väga tihti me näeme, et selliste rahvusvaheliste sündmuste puhul nende kõigi pakkujate hulgas siis shortlistitakse mingi hulk neid ettepanekuid, mis on kõige atraktiivsemad selle rahvusvahelise komitee jaoks, kelle vahel siis see lõplik valik tehakse ja enne lõplikku otsust tullakse Eestisse võimalustega tutvuma, küsimusi esitama, kohtumisi tegema, et siis sellise kohavaatluse programmi rahvusvahelise komitee majutuse, toitlustuse kulude katmine on siis ka selle programmi abil võimalik. Selleks, et selles taotlemise programmis osaleda, on vajalik esitada siis Eesti konverentsibüroo kodulehekülje kaudu selline taotlemise veebivorm, mida me vaatame läbi ja siis küsime vajalikke lisaküsimusi ja anname tagasisidet. Ja mis on selle programmi puhul teistmoodi kui nüüd ka selle toetusmeetme, kui see toetusmeede, millest me ka täna kuuleme, on see, et selle programmi tegevused viiakse ellu koostöös Eesti konverentsibürooga. Et me selle programmi raames ei maksa seda
nii-öelda summat toetusena välja korraldajale, vaid me katame need kulud selle 3 nii-öelda samba raames, mis siis antud sündmuse taotlemisel just vajalik on. Ja need asjad korraldame ära ja see taotleja isik siis meie poolt otseselt toetusena seda enda kontole ei saa. Peale seda, kui taotlus on esitatud, võib-olla esiteks korra tulles veel tagasi selle 3 samba juurde, et see sõltub alati väga sellest konkreetsest sündmusest, et mis just selle ürituse taotlemise puhul vajalik on, et kas on kõik need 3 asja vaja läbi teha või on näiteks vaja ainult kohavaatlust, võõrustada, et selles osas ei ole nüüd piirangut, et kas peab olema kõik, vaid see võib olla kas kõik või üks või teine või 3. tegevus. Ja peale korraldusõiguse taotluse esitamist, kui siis on olemas otsus, on vajalik esitada aruanne, mille tähtajas siis kokku lepime. Ja siis need tulemused kujunevad. Nagu me teame, siis mitte iga kord ei ole need korraldusõiguse taotlused edukad. Näiteks Eesti Meremuuseumist Urmas Treeseniga me oleme juba 2 korral taodelnud ülemaailmset meremuuseumide konverentsi Eestisse. Kummalgi korral ei ole võitnud, et kellegi teise taotlus on ikka parem olnud, kuigi meil on väga ägedad taotlused olnud. Et neid põhjuseid, et miks keegi teine võidab, neid võib olla erinevaid, et eks meie töö alati taodeldes on võimalikult see taustainfo välja uurida ja võimalikult tugev pakkumine teha, aga see ei tähenda, et kui ei ole 2 korral saanud, et siis 3. korral ei võiks õnnestuda, et nii on ka Urmas Treesen välja öelnud, et pole viga, ta ehitab Naissaare projekti valmis ja siis proovime veel kord uuesti. Nii et selles mõttes ei pea nagu kindlasti nii-öelda pead norgu laskma sellest, kui ei õnnestu, aga eks meie ühine pingutus ka selle programmi raames muidugi on, et me ikka püüaks minna püüdma neid sündmusi, millel on nii-öelda see õnnestumise tõenäosus ja teha need pakkumised nii head, et see taotlus õnnestuks. Aga selles mõttes midagi nagu ei juhtu otseselt, kui see korraldusõigus Eestisse ei tule, et siis ei küsita seda raha nii-öelda kelleltki, ei nõuta välja. Kust siis minna liikvele, et kui on asja vastu huvi, et kui sellist korraldusõiguse võimalust teile pakutakse, te kuulete, et on näiteks tuleval aastal veel teie enda eriala rahvusvaheline konverents, selle toimumiskoht ei ole otsustatud, et siis esimesena tasuks korra mõelda, et kas on huvi, mis võiks olla see eesmärk, mida see sündmus teile, sellele valdkonnale võiks anda, selgitada välja konverentsi vajadused, kas saab Eestis üldse seda läbi viia, ka siinkohal võib meiega juba selles ideefaasis konsulteerida. Näiteks see oli küll Eesti Maaülikooli konverents aastaid tagasi, kus ka korraldaja pöördus meie poole, et näete, meile pakutakse sellist korraldusõiguse taotlemise võimalust, aga siin on delegaate 1300, postereid umbes 800, paralleelsessioonid, see on kõlab nagu Mission Impossible, et seda ei ole võimalik Eestis teha. Ja kui siis ühiselt vaatasime, korraldusfirmad ja meie head toimumiskohad ka aitasid loovalt kaasa mõelda, siis lõpuks see sündmus toimus Alexela kontserdimajas, nii et võeti parklast 2/3 autodest tühjaks ja sisustati see posterite alana ja näitused olid läbi 4 korruse ja loodi mitmeid ägedaid praktikaid, mida see konverents on siis ka hilisemates toimumiskohtades rakendanud, nii et iga kord ei ole võimalik, iga kord lahendust ei pruugi leida, aga tasub mõelda suurelt ja kastist välja ja leiame põnevaid lahendusi ja saab asju tuua küll. Samuti kindlasti on oluline, mis on see korraldaja vastutus ja roll korraldavas protsessis on neid kordi, kus kohalik korraldaja peab nii-öelda kogu naha ja karvadega kogu selle asja
nii-öelda ära organiseerima. Teinekord on vastupidi, ollakse vaid selle kutsuja rollis ja tegelikult rahvusvaheline komitee ja tema tiim teeb põhilise ära, nii et see tasub välja uurida. Ja siis, mis on see taotlemise tähtaeg kindlasti ka, et kas see on realistlik, et pakkumist kokku panna. Nii et meie saame olla abiks Tallinna konverentsibüroo ja ka kindlasti korraldusfirmasid saab selles protsessis juba võimalikult vara kaasata selleks, et teha hea ja tugev pakkumine. Detailsemaid juhiseid leiab meie veebilehelt ja ka nii mina ise kui siis minu kolleeg Külli Teimann, Külli tõuseb korra püsti ka, näitab ennast. Meie oleme siis teile hea meelega abiks, et kui on kas või idee tasandil asi, siis meie olemegi selleks, et seda esmast ideed põrgatuda, et see mingeid kohustusi kohe kaasa ei too, nii et see on kõik tasuta nõu ja abi meie poolt.